Tegelikult üks väheseid valdkondi, kus on üle Euroopa olemas ühtne andmebaas, mis koondab siis terve hulga erinevate põllumajanduslike tootmistüüpide ettevõtteid erinevates suurusgruppides ja need andmed on ka riigiti küllaltki hästi võrreldavad, et väga paljudes majandussektorites sellist andmestikku ei ole ja tegelikult on see suur väärtus. Ja järgmisena ma paluksin siis siia lavale Marju Amissepa Põllumajandusuuringute Keskusest, kes on seda FADN-i andmebaasi ja andmete kogumist Eestis vedanud aastaid, et vaataksime ka läbi FADN-i pilgu, kus me oleme. Tere päevast ka minu poolt. Minu nimi Marju Amissepp, tulen Jänedalt ja täpsustuseks nii palju siis, et siiamaani 1. jaanuarini oli meie asutuse nimi Maamajanduse Infokeskus ja 1. jaanuarist oleme ühendatud siis Põllumajandusuuringute Keskusega, nii et edaspidi on selle asutuse nimi, kes tegeleb FADN andmestikuga, Põllumajandusuuringute Keskus. Ja siis täna räägiksingi siis kõigepealt natukene sellest andmebaasist, mida me sinna kogume, milliseid andmeid meilt on võimalik saada ja milliseid uuringuid nende põhjal siis võiks teha. Ja teises osas natukene ka siis majandustulemustest, kuna väga palju ma ei tahtnud numbreid siia ettekandesse panna, sest viimased andmed, mille kohta midagi saab öelda, on meil aastast 2016 ja kuna see jääb juba natukene nagu ajalukku, siis nii-öelda tulemusi endid väga palju ma siia ei pannud. Aga et kõigepealt siis, mis see põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas on, et me ei ole eestikeelset lühendit leidnud, et me kasutame ingliskeelset lühendit FADN selle nimetamiseks. Et see on üsna vana süsteem, juba loodud üle 50 aasta tagasi, 1965. aastal. Ja eesmärk oli see, et kuna hakati põllumeestele maksma toetusi, siis oli vaja kindlaks teha, kas toetused on ka toiminud ja kuidas need on mõjunud põllumajanduslike majapidamiste sissetulekutele ja et oleks võimalik teha mitmekülgsemaid majandustulemuste analüüsi. Kõigile liikmesriikidele on nende andmete kogumine ja esitamine Euroopa Komisjonile kohustuslik ja tegelikult on see ainus andmeallikas ettevõtte tasandil ja väga hea on see, et ühtlustatud metoodika on kogu Euroopa Liidus selle tegemiseks ja ühtekokku hõlmab see andmebaas 5 miljonit majapidamist. Valimi suurus on 80 000 majapidamist, aga nad esindavad kokku siis 5 miljonit. Ja tegelikult on selle andmebaasi andmetega esindatud ligikaudu 90% kasutusel olevast põllumajandusmaast ja põllumajanduslikust tootmisest kogu Euroopa Liidus. Eesti pidi samuti alustama selle andmebaasi loomisega, et olla valmis 2004. aastal, kui me astusime Euroopa Liitu ja 2004. aastast on siis meie andmed ka seal ühises andmebaasis olemas. Et natukene siis sellest põhimõttest, kuidas need andmed ja kellega me üldse tegeleme, et siin on siis välja toodud see, et me jätame välja need kõige väiksemad majapidamised, kui Eve siin tõi välja oma slaidi peal 2 esimest tulpa, kus olid need nii-öelda hobimajapidamised või kus midagi eriti ei toodeta, siis meie jätamegi need 2 esimest tulpa välja ja tegeleme ainult nende
majapidamistega, kus ka ikkagi midagi toodetakse ja meie nimetame neid põllumajandustootjateks. Ja vastavalt siis sellele, millised on need majapidamised selles üldkogumis, moodustatakse ka siis valim. Ja nagu juba öeldud, et Euroopa Liidus on siis 5 miljonit sellist majapidamist, keda võib põllumajandustootjaks nimetada, ja valimi suurus on Euroopa Liidus 80 000. Et seesama jutt siis Eesti kohta, et nagu Eve siin juba mainis, et Eestis on kokku 2016. aasta andmetel umbes 17 000 põllumajanduslikku majapidamist ja majandusliku suuruse alampiir, keda siis Fadenisse võib põllumajandustootjaks lugeda, on 4000 eurot standardkogutoodangut, mille kohta peab kindlasti ütlema, et see majanduslik suurus ei tähenda seda, et müügitulu oleks 4000 eurot, vaid see on teoreetiline standardkogutoodangu väärtus selles majapidamises. Et kui nüüd need kõige väiksemad välja jätta, siis jääb Fadeni mõistes üldkogumi suuruseks Eestis 7610 ja meie valim on 660. Et põllumajandustootjad, kellelt me küsime siis igal aastal andmeid. Ja näiteks 2016. aastal me kogusime kokku 661 põllumajandustootja andmed ja meie valimis olid siis tootmistüüpide lõikes esindatud kõik peamised tootmistüübid ja majandusliku suuruse lõikes võib ka siit nüüd vaadata, kuidas millised grupid olid siis paremini esindatud ja millised nõrgemini. Et vahel on arvatud, et meil on peamiselt nagu väiksed tootjad valimis ja suured on kehvemini esindatud, aga tegelikult on just vastupidi, et kui siit tabelist vaadata, siis on just suuremad tootjad nagu suurema esindatusega kui väiksemad. Meie valimis on esindatud nii FIE-d kui äriühingud ja FIE-sid on isegi rohkem ja seetõttu on isegi nagu see valim eriti väärtuslik, et selliseid andmeid nagu Statistikaametis võtta ei olegi. Ja lisaks peab veel ütlema, et kuna Eesti on suur mahemaa, siis ka meie valimisse on juba andmeid esitanud tootjatest 24% mahetootjad, nii et tubli veerand. Ja milliseid andmeid siis meie andmebaasis on, et mida me kogume? Et me kogume peaaegu kõiki andmeid, mida üldse koguda annab, et andmete loetelu on väga pikk ja põhjalik, et me kogume andmeid siis, millised põllukultuurid kasvavad, kui palju kasvatatakse loomi, vanusegruppide lõikes, loomade liikide lõikes muidugi, kui palju on siis tööjõudu, milline on taimekasvatustoodang ja millised kulutusi tuleb selle tegemiseks teha, milline on loomakasvatustoodang ja selle kulud ja samuti kõrvaltegevus ja millised kulud selle tegemiseks tuleb teha. Samuti igasugused finantsandmed, kui palju on saadud toetusi, millised on müügitulud ja millised kulud ja samuti andmed varade ja kohustuste kohta ja nii edasi. Ja need andmed koguvad meil siis kokku 20 andmekogujat üle Eesti. Ja siinkohal, kui kellelgi oleks huvi andmeid koguda, siis varsti
algab meil jälle andmete kogumine pihta, et siis võiks huvi üles näidata ja võib-olla saame koostööd teha. Et Vadenis on kindlaks määratud, millised andmeid on kohustuslik koguda ja Euroopa Komisjonile esitada. Aga loomulikult iga liikmesriik võib siseriiklikult otsustada, et vaat seda või teist oleks kindlasti veel vaja uurida ja koguda. Et alati on tore küll öelda, et kogume seda või teist, aga et see kogumine ei pruugi lihtne olla, neid andmeid ei pruugi olemas olla ja samuti tuleb siis igal konkreetsel juhul analüüsida, kas see on otstarbekas, mis nende andmetega edasi tehakse, kas neid ikka on vaja ja mis see kõik maksma läheb. Ja kindlasti on paljud teist kuulnud niinimetatud Flint projektist, mis eelmisel aastal lõppes, see oli Euroopa Komisjoni poolt algatatud üsna suur projekt, mida vedasid Hollandi teadlased ja seal siis uuriti võimalusi, et kuna Vaden on juba üle 50 aasta tegutsenud ja andmevajadused on muutunud ja oleks vaja nagu täpsemalt kindlaks määrata, milline on põllumajanduse ökoloogiline jalajälg ja millised on sotsiaalmajanduslikud mõjud ja nii edasi, et oleks vaja sellised andmed, mis võimaldaks teha veel täpsemaid analüüse, et siis mida veel võiks juurde küsida. Ja see, mis sealt välja toodi, oli siis iga analüütiku unistus muidugi, et uuriti kõikvõimalikke võimalusi, mida veel võiks küsida kuni selleni välja, et kas talunik on õnnelik seda kõike tehas ja milline on haridus ja millised on nende soovid ja millised on kasvuhoonegaasid igas ettevõttes ja nii edasi. Et see kõik tundus nagu ulme. Prooviti ka 10 riigis neid andmeid koguda. See kukkus välja mõnes riigis paremini, mõnes riigis halvemini ja mõne soovi koha pealt ei saanud üldse nagu usutavaid andmeid. Ja lõpptulemus on nüüd praegu selline, et jõuti järeldusele, et siiski väga paljud nendest välja pakutud näitajatest on raskelt kogutavad ja raskelt võrreldavad ja ei ole nagu mõtet seda nii laialt ette võtta ja praegu on see algatus määramata ajaks edasi lükatud, sest et raha ka ei ole nii palju, et seda kõike korraldada. Ja teine küsimus, millel ma tahaksin peatuda, on see, et me anname neid kogutud andmeid välja ka Eesti siseselt Maaülikoolile, siis oleme andnud Tartu Ülikoolile ja ka Statistikaametile, et jutt käib siis üksikandmetest ilma muidugi nimedeta. Aga alates mai lõpust sellel aastal rakendub andmekaitsereform, millele tasuks kõigil tähelepanu pöörata, et selles osas lähevad tingimused karmimaks või väga karmiks, et üksikandmeid ei ole enam lubatud lihtsalt niisama välja anda, et selle aluseks peab olema tellimus, milliseid andmeid ja mille jaoks täpsemalt vaja on. Tellimuses peab olema märgitud põhjuks, et miks just on üksikandmeid vaja ja mitte agregeeritud andmeid. Ja tuleb sõlmida leping. No lepingud on meil ennem ka olnud, aga tuleb lisada konfidentsiaalsuskohustus ja märkida ära, kes ainult nende andmetega siis tööd saavad teha
ja kui andmeid välja anda, siis peavad selleks olema rakendatud kindlad protseduurireeglid ja vastutajad, kui midagi peaks kuskil lekkima või on valesti kasutatud, siis on teada, keda võiks karistada. Et andmete väljaandmisel ja väljastpoolt andmete analüüsijate puhul tahaks mainida seda, et pahatihti ei tehta endale selgeks metoodikaid, ei tehta selgeks, mis nende andmete taga on, mida üldse on nagu küsitud, et millised need andmed täpsemalt on. Ja samuti ei tehta selgeks metoodikaid, mis andmete analüüsimisel on kasutatud. Et näiteks siinkohal tuleb mulle meelde, et väga tihti alustatakse oma seda analüüsi sissejuhatusega, et Fadenis ei ole seda või teist, aga tegelikult on küll, aga oleks tulnud nagu meie käest täpsemalt küsida, et kas selliseid andmeid ei ole või mis andmed nagu täpselt on, mis seal andmebaasis siis on. Et sooviks rohkem nagu selles osas koostööd teha, et ei tuleks selliseid eksiarvamusi, et ei ole seda või teist, tegelikult on küll. Et nii palju siis nagu andmetest, nüüd vaataks üldisi tulemusi 2014 kuni 2016 meie andmebaasi andmetel. Et see on siis keskmiselt ettevõtte kohta. Et siit me näeme siis, et põllumajandusliku maa kasutus ei ole eriti suurenenud viimase 3 aastaga, aga põllumajandusloomade arv loomaühikutes on mõnevõrra vähenenud. Seda sama kinnitasid ka eelmised esitlused. Tööjõudu on mõnevõrra vähem kasutatud, samas kogutoodangu väärtus on 2016. aastal langenud võrreldes 2015. aastaga ja eriti on langenud taimekasvatustoodang võrreldes 2015. aastaga. Samuti on langenud loomakasvatustoodang ja vähem saadi ka toetusi. Hea on see, et kui oli vähem sissetulekuid, siis oli ka vähem võimalusi teha väljaminekuid, et vähenenud on ka eri- ja üldkulud ning kõige selle tulemus oli see, et netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta moodustas ainult pisut üle 10 000 euro. Ja ettevõtja tulu, mis siis lõpuks nagu töötaja kohta järgi jäi, oli väga madal, ainult ligi 1500 eurot. Toetuste osakaal sissetulekutes on viimastel aastatel olnud 20% ringis ja siin küll seda näitajat ei ole, aga võlakordaja ehk siis kohustuste osakaal koguvaras on viimastel aastatel tõusnud ja ulatub kuskil 32-33%-ni keskmiselt tootja kohta, aga suurematel ettevõtetel on see juba 50% ringis ja mõnedel isegi veel rohkem. Et mis teeb juba
mis peaks tegema tootjad ettevaatlikuks, et kohustuste osakaal on juba väga, väga suureks läinud. Et siin siis, kuna meie valimist jäävad välja need väga väikesed majapidamised ja tegemist on ainult põllumajandustootjatega, siis võiks seda nimetada ka või pidada põllumajandussektor. Et siin on siis nüüd ülevaade, et kui palju mingi tootmisharu annab põllumajandussektorile kogutoodangut. Et piimatootjaid on põllumajandustootjate üldkogumistootjate arvust kuskil 12%, aga nad annavad endiselt kõige suurema osa sektori kogutoodangust, et 38%. Aga kui nüüd vaadata, mis viimastel aastatel on toimunud, siis piimatootmise osakaal või osatähtsus on hakanud langema, et 2014. aastal oli see 46% ja 2015. aastal 40%. Ja teine kõige tähtsam tootmisharu on siis taimekasvatus, mis on jälle vastupidiselt piimatootmisele, tema tähtsus on hakanud tõusma. Et kui nii edasi läheb, siis saab meist teraviljakasvatusmaa. Netolisandväärtus, et see nüüd jälgib ka seda sama trendi, nagu oli kogutoodangu väärtusega, et piimatootjad annavad sektori netolisandväärtusest kuskil kolmandiku ja samamoodi on see vähenenud võrreldes 2014. aastaga 13%. Taimekasvatustootjaid on üldkogumis kõige rohkem, üle 40% ja nende netolisandväärtus nemad annavad netolisandväärtusest 40% ja juba teist aastat on nad andnud rohkem kui piimatootjad. Siin on siis, milline on maakasutuse struktuur 2016. aastal ja põhimõtteliselt on see selline olnud kogu aeg või enam-vähem selline, et suure osa moodustavad söödakultuurid. See on tingitud sellest, et loomakasvatus on üsna tähtis ja teravili annab 39% maakasutuse struktuurist ja tootmisest kõrvale jäetud maad on 6% kogu maast, põllumajanduslikust maakasutusest. Ja 64% põllumajanduslikust maast on renditud maa. Nii, toetused. Toetusi maksti siis 2016. aastal keskmiselt 21 132 eurot ettevõtte kohta ja see hektari kohta arvestatuna oli see keskmiselt 172 eurot. Ja võrreldes 2015. aastaga on siis mõnevõrra väiksem ja põhjus oli siin selles, et tunduvalt vähem maksti turukorralduse eritoetusi, ainult 23% 2015. aasta tasemest. Kui nüüd vaadata seda näitajat, et milline oli kogutoodangu ja kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhe, siis võttes pisut pikema perioodi, viimased 7 aastat, siis näeme, et ilma toetusi arvestamata oli see
näitaja 0,81 2016. aastal, mis näitab siis, et kogutoodangu väärtus oli väiksem kui selle tootmiseks tehtud kulutused ja kui võtta arvesse ka toetused, välja arvatud investeeringutoetused, siis jõudis see näitaja peaaegu 1-ni, 0,99, aga kui vaadata viimast 7 aastat, siis 2016. aasta oli selle näitaja poolest kõige halvemal tasemel. Kõige parem aasta selles reas oli aasta 2012, kus ka ilma toetusteta oli see näitaja 0,98 ja kui arvestada juurde ka toetused, siis 2011. ja 2012. aastal oli see näitaja 1,2 juures, et need olid nagu kõige paremad aastad selles reas. Kui nüüd vaadata netolisandväärtust tööjõu aastaühiku kohta, siis 2016. aastal oli see 10 887 eurot tööjõu aastaühiku kohta ja see on nüüd 7 aasta jooksul esimene aasta, kus ilma toetusteta oleks netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta olnud üldse negatiivne. Et kõige parem aasta nendes 7 aasta jooksul oli siis 2012, ja kõige halvem oligi 2016. Et kui 2010, 11 ja 12 toimus nagu edasiminek ja asjad läksid tõusvas joones, siis peale 2012. aastat on nagu tagasiminek. 3 aastat oli nagu enam-vähem ühesugune see näitaja ja 2016 siis langus. Aga see eelmine jutt oli siis keskmise põllumajandustootja kohta, aga kui nüüd edasi vaadata, et kas kõigil oli nii halvasti 2016 või ainult siis, või ka mõni oskas selle olukorraga toime tulla, siis võttes arvesse ettevõtja tulu tööjõu aastaühiku kohta ja jagades tootjad 3 gruppi, vähem edukad, keskmise edukusega ja edukad, siis näeme, et siiski edukate grupis saadi ka halvematel aastatel hakkama, et 2012 oli ettevõtja tulu tööjõu aastaühiku kohta edukate grupis üle 40 000 ja 2016. aastal, mis oli nagu suhteliselt halb aasta, oli ettevõtja tulu tööjõu aastaühiku kohta ka selles grupis samuti üle 30 000, et kes oskab, see saab ka halvematel aastatel hakkama. Samas kui vähem edukate grupis on kõigil aastatel ettevõtja tulu olnud negatiivne, ka 2012. aastal, mis oli nagu suhteliselt ju hea aasta. Ja vaadates näitajat kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhe, siis ilma toetusteta vähem edukate grupp ja keskmise edukusega grupis oli see näitaja alla 1 ja edukate grupis kõigil aastatel vaatamata halvale või heale aastale oli see näitaja üle 1, et kogutoodangu väärtus oli suurem kui selle
tootmiseks tehtud kulutused. Ja kui vaadata siis sama näitajat koostoetustega, siis näeme, et koostoetustega jäi see näitaja alla ühe ainult vähem edukate grupis, et kõik teised said siiski tootmisega paremini hakkama. Kokkuvõtteks võib öelda seda, et 2016. aasta oli kahtlemata põllumajanduses väga raske. Taimekasvatustoodangu väärtus vähenes 21%, et saagikused olid väga madalad ja teravilja ja rapsi realiseerimishinnad olid samuti madalamad kui 2015. aastal. Loomakasvatustoodangu väärtus vähenes 4% võrreldes 2015. aastaga. Paljudel tootjatel vähenes loomade arv ja väga paljud ka lõpetasid loomakasvatuse, jätkasid ainult taimekasvatusega või siis lõpetasid üldse. Piima realiseerimise hind oli kokkuvõttes samal tasemel kui 2015. aastal, kuigi aasta alguses oli piima hind väga madal. Veiseliha kokkuostuhinnad on olnud viimasel 3 aastal languses ja seakasvatuses mäletame kõik, et sigade Aafrika katk ja olid madalad kokkuostuhinnad ja selle tulemusena vähemalt 2016. aasta näitajad näitasid, et ka seakasvatuses ei olnud asjad kõige paremad. Ja toetused vähenesid 6% võrreldes 2015. aastaga. Kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhe oli siis 2016. aastal viimase 7 aasta madalaimal tasemel nii ilma kui ka koostoetustega. Netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta samuti viimase 7 aasta kõige madalamal tasemel ja sama võib öelda ka ettevõtja tulu kohta. Ja toetused moodustasid keskmiselt 5% põllumajandustootjate sissetulekutest ja ettevõtete varad on aasta-aastalt kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka kohustused. Nii et see peaks tegema kõik ettevõtjad ettevaatlikuks. Ja lõpetuseks, kas kriis on seljatatud, et 2016. aasta oli selgelt raske aasta, aga 2017. aasta kohta selguvad tulemused alles käesoleva aasta novembriks ja praegu me ei oska midagi konkreetselt öelda, aga tunnetuslikult võib arvata, et nii halb see aasta kindlasti ei tule kui 2016. Ja lõpetuseks võiks optimistlikult öelda, et eks igaüks on oma kriisi sepp ja head kriisi ei tohi ka raisku lasta, et igast kriisist tasub ju midagi õppida ja kriisiaastale järgneb tavaliselt tõusuaasta või siis on kriisiaastaid rohkem, aga tõusuaasta tuleb niikuinii ja tuleb siis õppida sellest. Tuleb arendada majandusalaseid teadmisi ja äratada huvi andmete analüüsimise vastu ja samuti ei tohi unustada, milline roll on nõustamisel ja informatsiooni levitamisel, et seda kõike siis enda kasuks ära kasutada. Nii, aitäh! Aitäh, Marju! Et meil on aega kuni 8 hästi kiireks küsimuseks, et kas on üks kiire juba oli ja teine ka broneeris ära. Aitäh väga huvitava ettekande eest.
Täpsustav küsimus, te jagasite ettevõtjad edukateks, vähem edukateks ja keskmiselt edukateks, et kuidas need olid jagatud? Need olid jagatud nii, et 25% vähem edukad, 25% edukamad ja 50% olid siis need keskmise edukusega ja aluseks oli ettevõtja tulu tööjõu aastaühiku kohta. See näitaja. Aitäh. Ma küsiks ka küsimuse, küsin metoodilise küsimuse, et räägitakse, et mahetootjad on teatud mõttes erilised. Et kas neid ei oleks mõttekas nagu eraldi vaadata, praegu nad lähevad sisse, et kindlasti nende suurus ja nende tootmistüübid on teistsugused kui ülejäänud, ütleme, et üldkogumil, et kuidas teile endale tundub? Et ma ütleks seda, et kui me räägime põllumajandussektorist kui sellisest, siis on mahetootjad ju seal sees, aga alati võib võtta mahetootjad eraldi ja uurida, kuidas neil läheb ja vaadata ka tavatootjaid eraldi, et siis nagu see vahe välja tuua, et kes kuidas majandab. Et see on selge, et mahetootjad on kõige suuremas sõltuvuses toetustest ja tavatootjad peavad kuidagi siis teistmoodi hakkama saama. Jah, kindlasti. Aga Eestis ongi juba 200 000 hektarit mahemaad, nii et see mõjutabki. Kui rääkida Eesti põllumajandusest tervikuna, siis muidugi. Nii, aga hästi kiiresti. Ühest kohast juba küsime kõik, et siis küsin kiiresti oma küsimuse. Et ma juba eelmises ettekandes ja praeguses vaatasin seda, jäi kripeldama see rendimaade osakaal ja rendihindade kallinemine või tõus nii-öelda. Et ma küsin, kuidas kajastub statistikas või metoodikas see, et kui rendilandjaga tehakse kokkuleppe, et rendilandja võtab toetuse ja tootja rõõmuks jääb maa harimine, et kuidas see nagu rendi statistikas nagu kajastub, et oskate äkki kommenteerida? No kui ta maksab kui rendilandja saab toetuse või kes maksab? Rendilandja saab toetuse ja tootja saab nii-öelda maad kasutada. No see on, ma ei teagi, kuidas siis. Et me võtame arvesse selle, kui palju renti küsitakse. Et tegelikult veel hullem on see olukord, kui on, nagu te kõik kindlasti teate, on Eestis palju selliseid tootjaid, kus on ühes üksuses mitu tegijat, et mees tegeleb teraviljaga, naine tegeleb loomadega ja siis on neil seal maad, mida nad teoreetiliselt üksteisele rendivad ilma rahata. Ja siis on veel seal noortalunik, kes ka seal toimetab ja ka saab mingisugust maad ja ka ei maksa. Keegi võtab toetusi, keegi maksab renti, keegi saab ilma rahata. Et sellest kõigest on väga raske jagu saada. Et mis see rendihind siis tegelikult keskmiselt on. Jah. Aga suur aitäh veel kord Marjule, et kellel on küsimusi ja kindlasti küsimusi ma näen, et on, et palun siis lõuna ajal saate pikemalt rääkida. Lõuna. Aitäh!